Ahoi kotkad, mis toimub siis? Ootame siin Rauno ja Ristoga, varsti peaks tulema üks buss meile Türi noortekeskuse poistega ja nende juhendajaga, et hakkab uus kalastuslaager jälle ja ootame poisid ära ja vaatame siis edasi, mis toimuma hakkab. No tere poisid, hakkab kalale vä? Tervist! Poisid on nii ära istunud. On jah? No natuke üle 2 tunni sõit oli, ei midagi hullu. Nii, poisid püüavad siin kõik praegu käsikatega ja spinnadega, väikse landiga ahvenat. Et me nüüd teemegi tiimid, et meil oli kokkulepe, et me nendega lähme ka paadiga peale. See tähendab seda, et paneme väiksed landid peale ja väiksed landid külge spinnadele ja teeme siis pool ja pool. Nii, tulime siis poistega vee peale ära. Mingi 1,5 tundi sõidame või kuskil nii ja siis vaatame, kas õnnestub ahvenat või midagi saada selle ajaga. Väiksed lutid ja pöörlevad on otsas ja hakkame pihta. Noh, nii, ei ole siin praegu seda 5 ja kõikvõimalikke erinevaid lante proovinud ja ei ole ühtegi võttu ka saanud. Ehk siis tõmbame põhjagaasiga kaldale tagasi ja hakkame käsikatega, ikka keskendume käsikatega püügile. Ja võib-olla siis ka põhjaõngedega. Vaatame, kuidas postel tuju on, mis õngedega püüda. Vaata. No nii, meil esimene söömaaeg ja see on alati laste suur lemmik olnud, see Mehhiko pada. Et vaatame siis, kuidas teile maitseb. Mulle väga maitseb. Ja kuivatada võib, paberit võib laualt võtta või rätik ripub ka siin ukse vahel. Ja siis vaadake, siin on muud nänni ka laua peal, õunad, tomatid, asjad salatiks juurde ja ega need me võime siit ära panna kuskile, et siis on ruumi siin ja toolid võib liigutada siia siis, kes tahab siin istuda. Et kalavarustuse paneme ikkagi kuskile siit ära. Aga siin kaldapealsed poisid olid ka mingisugust kala saanud, väiksemad, tuli ka paar roosjärge ja asja, et eks siis vaatame. Mõõdud on kirjas, nagu ma sain aru ja vaatame, mis meil siin siis saama hakkab. No lapiti. Nii, tuli üks särg. 23. 23. Kas sul on mingi kala kirjas siin juba ei ole? Nii, paneme nime ja kala. No nii, lohista kaldale, sealt paneb minema ja. Ära tõsta, ära tõsta, lohista. Oi, no tõsta üles näita filmile. See on normaalne, selle mõõdame ära, paneme nime kirja on ja. See on väga ilus. Nii, nüüd tulime jälle baaslaagri süüa tegema seekord, et meil on siis teist korda laagri jooksul. Me mõtlesime, et hakkamegi siin tegema ühte söögikorda alati. Ja nüüd tõmbame selle tulepulgaga põlema. Selle, võta, filmi. Ja siis saame peened oksad peale panna ja paneme siin ühe porsi supi siis käima. Nii. Vaata Kremmile peabki alati andma mingi mõkke tegemise ülesande, siis ei hulla koeraga. Noh, Kremmile. Näita, mis sulle ära nüüd võib seda hästi peenikest peale panna. Nüüd saab neid väikseid sulatist. Iko, kuule. Iko, oota ära seda pane, see on märg täiesti. See on toores, jah. Kõik, mis rohelise okaga on täitsa toores ja ei ole mõtet nagu siia panna. Viidi peab siia. Luksi Expressis panen 3 jala püsti. Sellepärast me väga suurt tuld ei tahagi teha praegu, et see põletab mul need roikad ära ja Nööri läbi. Siis läks. Ja nüüd on näed süke sälguga see oks mul siin. Ja miks mul siin aasad on, ma saan kõrgust reguleerida. No nüüd praegu Rasmus kustutas seda. See on juba hea nagu seda nagu laopida. See plahvatas ühes kohas. No, ta prõksub ikka, lõkka ikka prõksub. Aga vaikselt hakkab keema ka. Suts laseme keeda ja siis võtame maha. Nii, supp sai valmis. Supp sai valmis ja siis hakkame sööma. Ega siin polegi midagi. Pühveldage omale kõik pausid jahtuma ja ärge kohe sööma hakake ja ärge sülle võtke. Teate, kui palju on seda juhtunud laagris, kus istute üksteise kõrval, nügite, mellate ja siis aetakse reite peale suppamale. Anja. Et kui jahtub, siis hoidke see kauss eemal, mitte süles. See on turb ju. Jah. Oh, Põhjast saime. põhjakaga või? Jah.
no vot, ma räägin, põhjakaga toimib siin ka. Sõkene turb, jah. No. Päris suur teine. Me siiski proovime nüüd ühe õhtuse tiiru ka teha siin paadiga ja vaadata, kas õnnestub nüüd õhtupoole mingi ahven külge saada. Vaatame. Proovime jälle palju erinevaid lante ja vaatame, mis toimub. Mul nüüd hakkas üks haugiraisk külge. No vaat, ega midagi. Ma panen kaamera käest ära. Mul ei ole ta peas praegu, tõstan paati. Ta on selline alakas ka. Vanas mõõdus oleks täpselt võib-olla olnud selline 45 või niimoodi tundub olema. Aga võtan lahti, päästame vabaks. No nii, paari aasta pärast siis uuesti. Välja tõsta. Nüüd hakkas mingi haugi värk pihta siin, ma ei tea. Oi, kui pahasti silma juures. Jaa, just tuli veel üks. Selle laseme ka lahti kohe. Ma võtan näpitsega lahti. Oota, lase lahti. Yes, ma ei tea, mis see nüüd toimub. See oli nagu mingi minutilise vahega. Oli umbes reaalselt. Et tulime peaaegu siia Võuküla sillani ära. 100 meetrit enne silda keerame otsa ringi, et rohkem midagi ei toimunud peale selle 2 alamõõdulise haugi. Noh, vahet ei ole, kas alamõõdulised või mitte tagasi oleks pidanud nii laskma, et kuna on haugipüügi keeluaeg. Aga ahven ei söö. Ja kimame siis täisgaasiga praegu kallel tagasi. Vaatame, mis teistel seal toimub. Nii, ja sa said ka väikse haugi ja mis oli vaglaga või? Jah. No vaata, on elukas, mida sa mõtlesid ja no jah, laseme tagasi siis. Väiksed kalad üks. Et haugi on meil täna tulnud, aga ahvenat ei olegi. Et noh, vaat siis värki. Noh, mis seal ikka, läheb tegema tagasi oma asju. Nii, siit tuli ilus suur nurg. Võime ära mõõta igaks juhuks. Kas sul oli ka mingi kala juba kirjas või? Ei, mul ei ole. Kirjuta siis omale see nurg mõõdame ära ja noh nii, teeme selle õhtuse grillamise ka siis ära ja algul vinkud ja pärast vahukommid ja ka on küsitud jälle, et miks liha ei tee, sellepärast, et pooled lapsed ei söö liha. See on pika laagrite kogemusega selgeks saanud, et ei ole mõtet teha sellist sööki, mida pooled ei söö. Teeme seda, mida kõik söövad ja siis ei lähe keegi ütlema vanematele, et süüa ei saanud. Vaat, sellepärast on vinkud. Vanemad poisid söövad, aga sellises vanuses lapsed paljud ei söö lihtsalt liha. Ja nii, hommik on käes. Poisid on siin juba väga varakult kalal. Et mis siis tulnud on ka juba? Erilist midagi. Viidikat ma kuulsin siin ennem. Viidikat ainult jah, särge pole saanud. Nurma ja särge. Üks nurm, kaks särge. Nurg, mitte nurm. Nurg, jah. Okei. No, vaatame. Äkki hakkab siis võtta paremini. No nüüd on kõik alla tulnud. Nüüd siis saavad süüa käred täis ja vaatame, mis siis edasi saab. Äkki ikka hakkab võtma kala. Kuigi kehva on seekord. Särg võiks ju võtta palju paremini kevadel, aga ei tea, mis toimub. Sisse on söödetud, kõik on tehtud, aga üksikud tulevad. Ainult. Noh nii, hommikul ikka siin midagi toimetab. Tuleb siukest voblasärgi, aga nüüd me lähme paadiga ka peale kohe. Et vaatame, paneme tiimi kokku ja vaatame, kas täna siis ahvenat. Eile meil ei õnnestunud ühtegi. Ainult 2 hauginolki. Aga noh, proovime veel. Ja nii, spinnakala, aga tead, mis jätame selle alles. Vaata, see on nüüd, päriselt peaks hakkama nüüd täna elussöödaga ahvenat maimuga ka proovima. Mul siin mõned on. Vaatame. Mul siin mõned on, et paneme pärast pöörde. No jah, 2 tükki said hästi palju viga, vaata, need surid ära, aga kui siia paned maimu, siis pärast saan püüda sellega. No nii, lähme siis jälle korra proovime ahvenat ja ei olegi suure seltskonnaga, ülejäänud on kalda peal ja lihtsalt meil on kaasas ka Mooda oma palliga jälle. Vaatame, kuidas nüüd õnnestub siis midagi saada. No nii, jälle landiga midagi ei tule, mul üks väike 10 centimeetrine ujus järgi. Ei jäänud filmi peale, aga loom vahetas paati vahepeal, sõitsime paatidega kõrvuti, nii kui naksti hüppas kohe teise paati. Vaat, see on ikka laagri ja paadi koer, vaat selline elukas. Pani kohe teise paati ja jah. Nii, vaata, paneme kõrvuti, vaatame, mis saab. Nii. Ja vahetab jälle. On loom. Paadi vahetus jälle. Ja hops, loom läheb jälle. On ikka tegelane. Ja no hea küll, sõidab vahepeal teise paadiga siis jälle.
No nii, siin on kutil natukene ebamugavas kohas see kinni. Õnneks läks ainult püksi külge, ja mitte päris kuskile veel ebamugavamasse kohta. Aga konks jäi sinna veel või? Jaa. Okei. Ära niimoodi tõmba. Tõmba, proovi samapidi välja tõmmata ikka, kuidas ta sisse läks. Jaa, proovin. Või õmble läbi selles mõttes, et kui kida takistab, siis pane teistpidi läbi. Sellel on see saba nii väike. No nii, meil on jälle väike erioperatsioon. Meil on siin Eesti pagari Soko on käes, sellepärast, et meie see Rooma ja laagrikoer, see tegi natuke pätti siin. Väidetavalt lasi naabri aeda ühe jäägi. No vaatame siis. Võta ikka üles. Vale häire, see ikkagist ei olnud naabri aeda. Nii, istud oma kunstiteose kõrvale ilusti ära sisse talla. Et võtame siis selle ära ja küll. Mis sa teed? No näe, sama mees jälle. See on nagu laomees Lagunov juba, teate seda või? Ei tea või? Laomees Lagunov, ma näitan teile kohe. See on sama mees jälle on vaja operatsiooni teha. Ja küll, vaatame kohe Laomees Lagunovi videoklippi ka. Teie vaatate ise, ma siia videosse vahele ei pane, et kirjutage YouTube'i, et Laomees Lagunov. Ja siis saate ka välja vaadata. Tere! Siia poole! See on see. Olen Vabula! Heljo, jah. Nüüd on järgmine söömaaeg ja veel jõuab püüda. Et kes tabelis juhib, ma hakkan arvutama siin kokku ka tegelikult juba, mis kala, kui palju punkte annab ja peab vaatama hakkama. Käisime korra veel paadiga vee peal ja ahvel ikka ei söö. Aga noh, siis vaatame kaldalt veel muud kala. Tuleme jälle vee pealt põhjakäiguga tagasi ja jälle mitte tonksugi. Et ei söö see landikala ja ei söö tegelikult hästi see kala ka kalda peal. Et mis meil siis üle jääb? Midagi. Vaatame siia vahele paar droonikaadrit, et miks ma ammu pole droonikaadreid teinud, on see, et mul vahepeal oli mingi error selle kaamera filmimisega, nagu, et mingi fookuse jama oli, ei püsinud asi fookuses, aga see sai nüüd lahendatud ja nüüd saab jälle droonikaadreid ka, et tegime siin laagri ajal ühe väikse lennu, et vaatame paar kaadrit siia vahele ja siis vaatame, kas kalda peal ka veel midagi saame. No ole mäng, jah. Kui 8 siis on. Mis sa siin teed? Ei, 8. Jälle said kuskilt Mul on või? 12. Jälle sai kuskilt viidika ja no poisid toidavad selle koera paksuks siin. 9 ja 3. Ja alati pea ees läheb see asi, et saba viivasena. No võt. Juba veitsin või? Mis meil siis toimub? Et üks söömaaeg moe pärast käisime veel, vee peal ikka ei saa aavenet. Aga noh, kaldal mingit viidikat ja värki ikka tilgub teile nii aeg-ajalt siin. Jah, ei ole lihtsalt filminud kõike, aga ega varsti läbi ka. Meil siin kellaajaliselt saab varsti see laager läbi. Nii et sööge hästi aga palju, see on viimane toidupakk.
palju. see on viimane toidukord teine elu jooksul. Kohe annan sulle. nii, ja siis me see kõige suurema kalavõitja jälle viidikaga seekord. Ja saab siis Salmo poolt ühe landi. Vaatab, mis siin veel 2 järgi on praegu. Ikka meeldib rohkem. Et varsti hakkab malts kasvama. Selle. Väga hästi. Et varsti hakkab malts kasvama, siis on hea kasutada. Ja ega meil ongi selles mõttes laager läbi ka siin, et mis siin ikka. Ma arvan, et teeme lehva ära ja kergiga magama ära kratid ja tulge ka laagrisse oma mingi organisatsiooniga, ka mõni noortekeskus või mingi muu organisatsioon, skaudid, noorkotkad, kodutütred ja veel kergiga magama ära ja kratid näeme järgmises.